South Korea. Tere tulemast, head vaatajad! Teie ees on Sina otsustad Lõuna-Koreas. Lõuna-Koreas seiklused toob teieni Kuulbett. Tundi tagasi tulime Souli südalinna. Nüüd läheb lapp ära ka, egast midagi. Hea vaataja, tee meile heategu ja share'i seda videot ning pane videole like. Sina otsustad. Tere tulemast, kallid vaatajad. Uus päev on saabunud Lõuna-Koreasse ja me oleme minemas tuurile Põhja-Korea piireäärde. Ega seal ei oskagi öelda, mis saama hakkab, küll aga kell on 7 hommikul, kohe minu kõrvale saabub siin buss, kus juba hakkab tegelikult tuur pihta. Giid räägib telekas, midagi mängitakse. Kaasa oli vaja võtta pass. Kindlastes kohtades öeldakse, kus ei tohi filmida ja väga huvitaks teeb selle see, et ega sinna ei saagi ilma giidita ja koht, kui me lähme, on siis DMZ, Demilitarized Zone. Nii et kohe-kohe tuleb siia buss, lähme vaatame, mina olen väga põnevil, sest mul pole õrna aimugi, mis tunne seal valdab. Lähme Põhja-Korea piiri äärde. Nii, läksid seda giidi juurde, väga huvitav, tegelikult see oli 3 giidi kohe rivis, et otsige enda nime, pani moppe nime ära, ütlesid ju, punane buss, nagu tunne küll, nagu läks klassi ekskursioonile kuhugi, aga tegelikult ajuvaba mõelda, et oleme Eestis kohale tulnud Lõuna-Koreasse, me lähme hoopis Põhja-Korea piiri äärde. Ei, põnevus on kindlasti olemas, hommikul natuke aeglaselt üles järgatud, aga no nüüd juba mingi adrekas tuleb vaikselt ja ega ongi avatud meelega sinna ja buss ootab. Hirmu otseselt pole, tead, pärast seda, kui me eile nägime need protestid kära siin Soulis, Lõuna-Korea pealinnas, olid ju keset politsei märulit, siis tegelikult seal on üks kõige turvatum riigipiir üldse maailmas. Lihtsalt vana hea asi, ära hakka seal lollusi tegema. Et väike põige ajalukku, et tegelikult paar aastat tagasi sai DMZ tuuri teha ka JSA tuuril ehk siis Joint Security tuurina ja see tähendas seda, et me saime tegelikult minna siniste majade juurde. Ma oleks näinud nagu otse Põhja-Korea sõdureid, Lõuna-Korea sõdureid, USA sõdureid, et kellel võib-olla mingi klipp ette viskab, siis Donald Trump näiteks läks Põhja-Korea liidi juurde niimoodi, astus üle Lõuna-Korea piiri seal siniste majade juures ja tervitas teda. Et sinna kahjuks enam ei lasta, sellepärast et üks USA sõdur otsustas, et ma olen Lõuna-Koreas, ma proovin Põhja-Koreasse joosta ja rikkus kõik tuurid ära meie jaoks. Aga ega ei hullu, lähme vaatame sinna, põnevus on tõesti olemas, sellepärast et ma kirjutasin enne hotellis sõpradele, et ma olen nüüd Põhja-Korea piirerde. Nagu, mis toimub? Eestis on mingi laupäeva õhtu, või inimestel magama, ma kuule, lähen Põhja-Koreas käin ära. Et ajuvaba mõelda, ägedaid asju saab tegelikult teha ja teieni tuua, nii et lähme vaatame. Giidjuht tuli ja ütles, et võib bussi peale minna, nii et valime kohad. No tuleme siis samme ette. No vaadake, ega kogu aeg ei pea arglik olema, ma istun siin kõige ette. Siin on teekann, kohvimasin, ma arvan, et täitsa tore sõit, rahulikult naudid. Noh, mis nii viga? No kohvikus oleks, aga mul on tunne, et ma hakkan kõiki teenindama. Kurat, see on tema koht, ma arvan. Aga alati saab edasi minna ühe koha tagasi, mis siin viga. Ütleb, et ärge siin istuge, selge, lähme ühe koha tahapoole. Ega enne ei ole mõtet hakata ise tegutsema või öeldakse, et ära tee palun. Vaat kui kiirelt bussjuht tuli peale ja ma mõtlesin, et äkki giid ka, pani lihtsalt hääled sisse tead. Aga tore, kohalik bussjuht siin olemas, koha pealt ära ei saadetud. Nii et saame alustada kohe sõitu, lihtsalt vaatas üle, läbi, kohal. Nii, nüüd on giidid peal, viimased turistid jõudsid ka peale ja tere hommikust. Turvame peale. Ohutus enne kõik isegi, kui lähme sinna piiri äärde siis. Aga siin jah, pannakse telekas mängima, räägitakse võid ajalugu, giid on alati olemas ja nagu näha, meid ära ei saadetud siit, nii et kui keegi teed soovib, siis andke teada. Kõigepealt siis pannakse selline leht teele, oma nimi, sünnikuupäev, telefoninumber ja kõige tähtsam oli see, et kui sul on passis keskmine nimi või midagi, et peaasi, et passi nimega oleks ikkagi sama. Ega muidu ei lasta lihtsalt siin sinna, et siin ilusti korrektselt ära täita. Noh, mina päris niimoodi ei oska kirjutada, ma panen nagu ikka Eestis. So more than half of South Korean people got separated after the Korean War. So when they miss their hometowns, families in North, they come to Imjingang Park and they are looking, they are bowing, sometimes they are crying there. Because they miss their own families in North Korea. Me sõidame siis bussiga kuskil tund aega sinna piiri äärde 60 kilomeetri kaugus, natuke alla tunni
praegu giid rääkis 30 minutit väga huvitavat juttu. Esiteks ta andis meile ka need kaelakaardid ära ja me oleme tiim Kogo. Väga äge giidijuht on, mõistab nalja ja väga hästi haritud. No lõunakorealased käivadki palju koolis, nad harivad ennast ja ta oskas seda humoorikat esitada, mõtle sellist ikkagi rasket teemat. Hea näide oli see, et ta ütles, et teate, et Põhja-Koread kutsutakse demokraatlikuks. Olete nõus sellega õile? No kuidas te nõus olete? Et seal on ju little boy, väike poiss, Xiaomi poiss, ütles siis Põhja-Korea liidri kohta niimoodi, kõik naersid, et väga terve ellu suhtumine. Aga mida peab mainima on see, et tegelikult väga heal ajal oleme tuurile tulnud, et varem alustati isegi neid tuure kell 4. Kui ma ennist hotellis mainisin, kell 7 saime peale, nii et neid tuure on natuke juurde tulnud. Vanasti oli siis 5 bussi päeva jooksul, nüüd on juba 15 ja meil väga vedas, ütles, et paljud kohad on tihtiga seal kinni, kuna pinged on tõesti lakke läinud. Põhja-Korea on kasutanud ballistilisi rakette testinud, siis tegelikult ollakse väga pinges. Ja kui me nüüd sinna jõuame, siis mõnes kohas filmida ei tohi. Nagu näiteks Lõuna-Korea sõdurid tulevad siia bussi peale, võtavad meie passid ära ja siis oleme tegelikult nende valduses täiesti, et meie anname passid ära ja giid andis väga hea soovituse, naeratage neile. Nende jaoks on see tavaline töö, me oleme ikkagi turvalises alas ja midagi hullu ei juhtu. Et kuskil 10 minuti pärast jõuame esimesse peatusse, siis meie giid saab täpsemalt öelda, millise timesloti me saame. Et see on ka väga huvitav, et tegelikult ei ole nagu kindlat aega, kuna turismi on tõesti seal nii palju, siis ta peab sinna kohale minema, ütleb, et täna me siin 33, et millise ajavahemikku me saame ja siis me saame kindlad kohad ära külastada. Nii et kindlasti püsige meiega, siin alles hakkab andmiseks minema ja giid veel ütles väga hästi, et telonumber on siin, WhatsApp kõik, kohe kui mingi probleem on, kõlla, et super luks, väga soovitan teda. Meie esimene peatus ongi siin samas, korra 10-minutiline paus, ütles, kus saab vetsus käia ja siis me saame kokku DMC laivi joone juures, kus ta siis saab meile kinnitada ära, millisel tuuril me saame minna siis demilitarized zone'i juurde. Siin aga oleme ühes pargis ja ajaloost rääkis nii palju, et kui Korea sõda oli, siis ikkagi 10 miljonit peresid täiesti lõhestusid ja jäidki, kes jäi Põhja-Koreasse lõksu, need jäidki ja kes Lõuna-Koreas. Nüüd on juba muidugi 60-70 aastat möödas, aga siiamaani käivad Lõuna-Korea kohalikud ikkagi siin mälestamas enda kadunud suguvõsa või siis suguvõsa, kellega pole ühendust saadud aastakümneid. Aga lähme vaatame, kas siit äkki juba saab poes ka mingi meen osta, sellepärast et täiesti võõras koht. Sõit siia, muidugi natuke läks alati sürrimaks, olid nagu täiesti soulist väljas, soulis kõik suured pilvelõhked. Siia tuled väiksed riisifarmid, hooned kuskil umbes minu pikkused, maksimum 2-meetrised ja väga palju farmerid on siin, ütles ka giidijuht, nii et kindlasti, kui me läheme DMC alal lähemale, näeme veel neid. Buss ju viskas meid siin maha ja nagu juba mainisin, et üsna nagu judinaid tekitav või selline kõhe on juba lõbustuspark, mis on täiesti oma elu ära näinud. Kaugel taamal on näha suurt kivist kuju, et sa saad aru, et see pole enam see Lõuna-Korea, kus sa oled, sa oled ikkagi täiesti teises kohas, nii et isegi siin juba vaatamist jagub. Põnev, kindlasti põnev. No praegu oli selline paus, täpselt nagu aru ei saanud, ütles, et siin on nagu ainult üks kohvik, aga siin on veel Lõuna-Korea toitu kindlasti, aga kiiramps siit ka, väike vetsupaus kui vaja. Aga mis mul siin silma jääb? Hot dog, raamenid, nuudlid, kohvi, kimbap, kohalik hot dog, kohalik kana, et see on veel täielik Lõuna-Korea. Aga mida mainis giidijuht ka, et tõesti hästi palju turiste on, et esmaspäeviti on tegelikult suletud see üldse DMC ala, nii et pühapäeviti võib väga palju rahvasse koguneda, aga praegu mõtlen väga mõnus, rahulik. No nagu ma ütlesin, siin iga nurk on ikkagi avastamist väärt, et jällegi täiesti imelik vaatepilt, ajuvaba minu jaoks. Väike suitsunurk siin minu selja taga ja siis kõrge traataed okastraadiga ülevalt kinni pandud, et nagu täiesti kõhe ju siit samast, ega sinna sa ei tohi enam astuda, aga siin nagu Lõuna-Korea elu käib, siin rahulikult teevad enda sigareti suitsu ja mis on huvitav, et kui nüüd seal kohvikus ka käisime nagu, seal käib ju tavaline elu. Okei, turism, raha toome sisse, aga me oleme nagu nii lähedal Põhja-Koreale, täiesti ajuvaba. Praegu giidi juht siis Kogo teeb meile väikse tuuri ära, mis siin saab vaadata, räägib ajaloost ära, siis ta annab meile natuke aega, et siin ise ringi luusida, aga mida me mainime on see, et nagu milline kogemus. Ja ikka vahepeal, kui ta räägib, ikka kurb, sa elad kaasa sellele. Kõige tähtsam jutt, mis tema praegu suus kõlab, on see, et ikkagi pärast Korea sõda 53 lihtsalt 10 miljonid inimesed lahutati enda perest.
ja ta väga muretseb selle pärast, et noh, kuna juba 7 aastat on peaaegu möödas, et tegelikult enam ei olegi nagu elus neid inimesi, et siin viimane aeg oleks veel mingid pered kokku viia, et saaks mingitki sugulust otsida või kadunud sugulast siis Põhja-Koreast. Et väga ägedalt räägib, väga sugavalt. But it's okay, you can hate the government. But for the people, no. We are all friends. We are all friends and we could be friends as well. Just we love peace. That's why maybe in future if you see or if you meet any North Korean people or any people living in North Korea, please just hug them, then be nice and please be a friend. Be a friend of the North Korean people. Nii, Giid on siin meil pargis väikse tuuri ära teinud ja kõige huvitavam koht oli siis Gift-shop, kus sai Põhja-Korea raha. Ja siin ta on 5-tonnine, uus ja vana. All on siis vana, sama mees tegelikult, vanema pildiga, üleval uus. Maksis 22 000 vonni, mis on umbes 12 eurot ja tegelikult ajuvaba mõeld. Ostsime 12 euro eest sellise asja, selle väärtus on 0, sa ei tee mitte midagi tegelikult, see on 3 senti ja peabki mainima, et noh, see asi kõik on ikkagi siin hirmus ja selline hirmuäratav ja kõhe, aga business on üles pannud ikka korralik äri, et enne meid oli seal 20 turisti, pärast meid tuli 30 turisti ja me praegu tegelikult tulime seal pargi juurde filmima, sest nad väga ei tahtnud, et seal rahaga vehitakse. Aga mis veel peab ütlema, et tuurijuht ütles tegelikult lõppu ühed väga head sõnad. Me ei ole veel militaaralas sees, me veel lähme sinna, see ongi see pargi ümbrus, aga ta ütles väga hästi, et tema vihkab Põhja-Korea valitsust. Temal Põhja-Korea elaniku vastu pole midagi. Tema ütles, et kui te kunagi Põhja-Korea elaniku peaksite nägema, kallistage teda tema poolt, et väga hea ellusuhtumine, mulle väga meeldib, et kuna ta teenis aega ka Lõuna-Korea armees, nagu siingi kohustuslik, nagu meil Eestis, siis ta ütleski, et tal võeti 3 vaba päeva ära armees, sellepärast, et Põhja-Korea hakkas mingit testi tegema, ta ütles, et siiamaani vihkab sellepärast valitsust. Raha on ostetud, teeme pargis veel väikese tiiru, räägime, mida Giid rääkis ja siis juba jõuame, ma arvan, sellisesse kohta, mida me oleme väga kaua ootanud, Military Zone'i, nii et palju on veel teha. Ja siin esimene peatus on siis vana raudtee, mis kunagi ühendas Lõuna-Koread Põhja-Koreaga ja minu selja taga on näha aia peale rippuvaid siis riideribasid ja Lõuna-Korea inimesed tulevad siia ja panevad enda lähedaste nimed ja head soovid teele, kes siis Põhja-Koreas elavad. Et Giid ütleski, et see on ainuke viis nendel põhimõtteliselt suhtlemiseks ja siin on pühadel eriti palju inimesi näha. Et tegelikult siit läheb veel edasi seda tohutult edasi, aga see on siis kõige populaarsem koht, kus Lõuna-Korea elanik saab siis mingid soovid teele saata Põhja-Korea elanikule ja Giid ütleski, et väga paljud on usklikud ja see on see ainuke viis, mis nendel annab selle rahu, et sa said head soovid teele panna. Ütles, et ka meie võiksime nende eest palvetada. Ja korralikult ajalugu on ka siia parki ikkagi talletatud. Minu selja taga on siis viimane rong, mis läbis Lõuna-Koread ja Põhja-Koread ja Lõuna-Korea otsustas tegelikult selle rongi ise oma liitlasvägedega täitsa auklikuks lasta, sellepärast et Põhja-Korea oleks muidu seda halvalt ära kasutama hakanud, aga siin ta seisab omas täies uhkuses. Minu paremal käel Põhja-Korea sõdur, vasakul käel Lõuna-Korea sõdur, aga tegelikult see sild ka, ma arvan, sümboliseerib päris palju, see on ikkagi nagu aja hammasrataste vahele natuke jäänud. Mädane kriiksub päris peale, sinna ronida ei saa, aga ega meil lähebki siin juba üsna kiireks, sellepärast et järgmine peatus on meil juba Demilitarized Zone, kus siis on veel rohkem ja veel palju rohkem huvitavat. Nii et liigume. Ja, lähme nüüd kondi peale, enne kui lähme militaartsooni, saame tegelikult väga ilusa panoraamvaate nii Lõuna-Koreale kui ka Põhja-Korea piireäärde juba ja seal näeme ka valget silda, mis on ühendanud siis ajaloos neid 2 riiki. Nii et võtame pileti ära ja saame ilusa panoraamvaate. 3. korrusele minek, jooned olid maas, nagu oleks ikka ka. Seal teisel pool piiri, mulle tunne, mulle nii meeldis, inimesed kõndisid mööda joont, keegi ei julgenud lõigata kuskilt mujalt. Aga päris kõrgel lähme tegelikult ja 6 minutit umbes sõidame teisele poole, nii et saab korralikult seda vaadet kogeda. Thank you. Päris lahe, vaata kui palju neid ikkagi siin sõidab, kui meile korra Nordsooli siis torni juurde hakkasin minema, siis nägime nagu ainult paari kondlit edasi tagasi ütles, siin on ikkagi masstoodang peal ja peale. Thank you. Ja väga ruumikus tundub, väga mõnus. I'm going to end up on the 70-minute tour on the way back somehow. No päris kiiret saime ajama ja ossa vana. Tead mõnes mõttes nagu oleks Eestis ka heinamaal, heinapallid on, valged pallid on kohe näha mõlemal pool. Ja nagu öeldi, et siin on väga palju farmereid, et see on see ainuke sissetuleku allikas. Aga siit on näha ka silda, valget silda, mida Giid enne mainis ja bussist nägime.
aga vaade on tõesti võimas, väga kaugel need mõlemale poole. Nüüd on kondlisõit tehtud, oleme teisel pool, siin on meil kuskil 15 minutit aega, aga nagu näha, väravaga juba piiratud alad, saame siin ka natuke üle kaeda, mis siin täpsemalt toimub. Väga tempokas, aga no tahad ju kõik ära näha, kunas sa muidu siia veel elus satud. Ja kui me selle Kondli pileti ostsime, anti ka sellised riideribad kaasa ja paneme ka solidaarses siia aia külge selle. Aga jällegi, mis siin huvitav on tegelikult, nagu näha, siin taga on ka miini hoiatusmärk ja siia samma neid riputatakse. Nii et ka sina otsustad kanali vaatajate poolt ja meie poolt solidaarsusest siia ilusti üks sõlm peale. Ja Kondli sõit tõi meid siia esimesse peatusse siis demilitarized zone'i juures täitsa ajuvaba mõelda. Minu selja taha jääb siis Lõuna-Korea. Sa näed seal pilvelõhkujaid, sa näed seal seda Kondlit, sa näed nagu sellist Lõuna-Korea infrastruktuuri ikkagi natuke, isegi kui ta on ikkagi äärelinnas. Aga mis peab veel mainima, see vaade, need mäed, tõeliselt maaliline, aga me peame ikkagi ette kujutama, mitte isegi ette kujutama, vaid ma seisangi väga lähedal Põhja-Koreale. Meil on ikkagi ümbritsetud aiaga, kus on okastraat peal. Iga kindla meetri tagant on miini hoiatus, nii et koht, kuhu me täna tulnud oleme, see on ikka ulmeline, milline kogemus. Aga vaade täiesti vapustav, et siin tegelikult kõrval on veel näha ka silda, mis on õhku lastud, mis ühendas Lõuna-Koread ja Põhja-Koread. Roheline sild lõpeb seal ja siit vees juures on siis õhku lastud kõik sambad. Aga samas valge sild, Unity sild on veel alles, mis neid mõlemaid ühendab. Ma olen juba mitu korda maininud neid miinide silte ja Guide rääkis väga huvitava loo, mida ma isegi internetist ei leidnud või on varem kuulnud. Kui siis Korea sõda lõppes 53, siis hakati juba maamiine panema ja Lõuna-Korea pani 2 miljonit ja nüüd arvatakse, et Põhja-Korea on pannud veel 2 miljonit. Ehk siis kujutage ette, seal on 8-kilomeetrine riba demilitarized zone'is ja seal on 4 miljonit miini kindla maa-ala peale. Ja ta ütles niimoodi, et 500 aastat läheks aega, kui saaks need kõik kahjutuks teha. Nii et seal on ikka inimese jalajälg jäetud elu lõpuni. Täiesti hullumeelne. Hea kaamera, good camera. Good. Come here. Thank you. Võt kui tore, oled siin militaartsoonis ja siis kohalik Lõuna-Korea mees ütleb kohe, te olete ju 2 turisti, ma teen teist ka väikse pildi koos ära. Nagu ennist hommikul ütlesin, siis me siniste majad juurde kahjuks ei jõua seal piiripunktis, nagu see panni kinni pärast seda USA sõduri äpardusi. Küll aga näeme siin selle sinise silla ära, nii et eks midagigi võtame siit kaasa. Ega nagu näha, veidi võhmal, higi mull otsas, ega korralik tempo peal, tuur muidugi, lahe, lähme teeme ära. Aga siin on kindlad kellajad, me oleme ikkagi põhimõtteliselt sõjaväe käsutuses, siin Lõuna-Korea armee ikkagi paneb need kellajad, et kui 10 olete kohal, siis olge olla, et ei jää siia tõllerdama 10 minutiks. Ja ma pean mainima, et Lõuna-Korea inimesed on väga heas vormis ja ma tean väga lihtsalt viisi, kuidas seda nad teevad. Nendel pole üldse automaatseid treppe ja neid treppe on igal pool metroosse, pead kõndima metroost üles, mäed igal pool. Mõnus, mulle meeldib, ma arvan, et saab siin ennast täitsa heas vormi, toit on hea ja trenni saab alati teha. Nüüd oleme Lõuna-Koreast tagasi ja ega alguses ei pannudki tähele, aga tagasisõidul siis panin tähele, et hästi palju vahitorne on ka mõlemal piiril, et täiesti täis pannud ikkagi siin 200 meetri tagant, 250 meetri tagant ja keskel on siis farmerid ja traktorid sõidavad rahulikult ringi, kombainid, ega töö käib siin. Isegi kui meie turistina siin käime, 1000 turisti iga päev, ega nendel siin elu seisma ja samamoodi pannakse edasi. Ja veel, kui siia tagasi tuled, siin hoones on ka Dunkin Donuts, et jälle mõtled, et tuled siia, Põhja-Korea on seal suunas 180 kilomeetrit on Pyongyang, Põhja-Korea pealinn, võtad siit läänelikku Dunkin Donuts, istud maha, sööd ja mõtled elu üle, et mis nüüd toimub. Täitsa ajuvaba. On the road, do you see the blue line? Yes. This is the limit line. We are crossing the limit line now. 감사합니다. Okay, so now all of you are in near DMZ. Now less than 2 kilometers from North Korea. Nii, ja nüüd oleme jälle DMZ alal, nüüd ikka korralikult juba põhja pool. Sõitsime päris pikalt ja vahepeal juhtus väga palju asju.
esiteks jõudsime piirikontrolli ja tuli siis Lõuna-Korea sõdur peale. Igal ühel anti kindel number ja ütlesid, et mina number 2, Sander, näitasid passi, vaatas üle, okei. Ja hästi noored sõdurid, ajateenijad, ütles giidijuht, teostavad siis seda kontrolli. Ja kõrval oli näha tegelikult ikkagi automaatides Lõuna-Korea sõdureid, nii et ei olnud midagi. Ma alguses mõtlesin, et mis siin juhul ikka on, tuleb mingi noor poiss, vaatab üle. Korra vaatasid kõrvalaknast välja, ikka automaadiga vaatas otsa, et ega siin pole mõtet lollusi teha. Aga üllatavalt lihtne kontroll oli, väga kiirelt läks, mingit probleeme ei tekkinud, seal lihtsalt ei tohtinud filmida. Hetkel asume siis sellisesse DMC piirkonnas, mis on siis kõige rohkem tuntud selle tuuri poolest. Kahjuks siin küll midagi väga filmida ei saanud, sellegi poolest üritan nii värvikalt kirjeldada kõike, mida nägime. Me läksime siis hoonesse sisse ja teisel korrusel olid ilusad suured klaasaknad ja kõik oli näha ja minu arust kõige huvitavam vaatepilt oli sinine lipuvarras ja Põhja-Korea lipp lehvis tuule käes. Ja see oli 160 meetri kõrgusel, see oli nagu sa nägid tohutult kaugele, sa nägid umbes 2,5 kilomeetri kaugusele, nägid, kuidas see lipp lehvis seal. Ja siis paremal oli natukene kilomeeter meie suunas, oli Lõuna-Korea lipp, mis oli 120 meetri kõrgusel. Ja giid rääkis väga naljakat, et 20 aastat tegelikult ehitati niimoodi üksteisega võidu. Nagu mainisin, seal hoones 3. korrusele vaateplatvormil ei saanud meie turvalisuse pärast siis, et meil oleks turvaline ja põhjus on ju lihtne. Põhja-Korea on ikkagi hambaid hakanud näitama, küll saadetakse sõdurid Ukrainasse Venemaa näol ja küll katsetatakse siin rakette. Ehk siis, et turistidel oleks turvaline ja Lõuna-Koreal endal turvaline, sest just sealt samast 3. korruselt tegelikult on umbes linnulennult 1,1 kilomeetrit alla diagonaalis ja juba on Põhja-Korea sõjaväelased automaatidega ja teistsuguste relvadega, mis siis lasevad välja. Ehk siis Lõuna-Korea on pannud kindla reegli, et praegusel ajal on see suletud. Ja giid ütles väga hästi, et loodetavasti tulevikus saab jälle. Ja sammuti nägime tegelikult sealt panoraamvaatest seda punkti, mis ma enne mainisin, siis JSA, kus on need sinised hooned, kus käis Donald Trump omal ajal Põhja-Korea liidriga kohtumas. Ja giid ütles väga hästi, et see aasta sinna ei saa, aga võtke minuga ühendust, mul on tutvused olemas, et kohe kui saaks, ma viiks teid sinna. Et giidil on tegelikult väga hea ellusuhtumine, nagu ma olen ütlenud, et tema tahaks lihtsalt näidata seda, mis on ajalugu turistidele, kuidas see kõik on juhtunud, ja tema tahaks, et kõik läks kokku, et mida rohkem selliseid asju me saaksime eemaldada siit, seda lihtsam oleks Korea lõpus ka kokku liita, nagu on tema suur unistus olnud. Nii et oma silmaga nägime ära selle JSA punkti siniste majadega, aga kahjuks me sinna ikkagi ei jõua. Minu taga on üks hoone, te võib-olla küsite, et miks ma just siin filmin. See on kahjuks ainuke hoone, mida selles piirkonnas võib filmida. Hooned peal on siis kirjas End of Separation, Beginning of Unification ehk siis lõhestumise lõpetamine ja alustame ühendamisega ehk siis Korea jälle ühtseks. Jälle uus DMC ala siis. No siin on selline, mida oled võib-olla juba varemgi näinud. Kuju seal keskel, tähtedest välja võetud DMC. Kõigepealt aga väike video meile tunnelites, kuidas Põhja-Korea kaevas tunnelit Lõuna-Korea poole ja arvati, et nad tahavad siis niimoodi peale tungida maalt, aga jäid vahele. Ja vaatan video ära ja siis saame alla tunnelisse minna. Et ei tohi filmida tunnelis, ei tohi pildistada tunnelis ja samuti seda videot, mida näidatakse, ka seda ei tohi pildistada ja filmida. Ja nagu näha on, saunast tulnud. Korea saun tehtud. Naljaks Vision vorm pole kiita, nagu te teate, aga läheb paremuse poole. Käisime siis praegu ära tunnelites, mida Põhja-Korea kaevas Lõuna-Korea poole, et siis pealetung sealt sooritada. Neid tunnelid leiti kokku 4, arvatakse, et need on veel ja veel. Ja nüüd me käisime ühes siin DMC tsoonis 365 meetrit alla, 11 kalle, 11%. Päris mõnus oli alla minna, nagu aru saate. Siis läksid alla, siis oli selline pikk koridor kuskil 250 meetrit, 300 meetrit, kus pidi siis kükitama, et kes natukenegi pikem oli, kui 170, 165, ega nendel oli raske. Roomasid seal inimestega. Lõpus oli siis selline sümbol, number, mitu päeva on siis Korea lahus olnud. Sõjast möödas siis 53. ja 26 000 ja 39 päeva oli. Ja see oli selline hästi väike aken, hästi väike aken. Ja tegelikult oli üllatavalt lahe. Giidjuht ütles ka, et seal hakkas nagu oma ökosüsteem kasvama. Ja väiksest aknast nägid ja mõtlesid 140 meetrit
vot põhja poole, seal on Põhja-Korea. 140 meetrit, vot nii lähedal ma pole Põhja-Koreal olnud. Nüüd on see ära tehtud. Kogemus, väga lahe. Lihtsalt veidi peab trenni tegema, täna palav ilm ka, aga väga lahe asi, mida ise kogeda ja vaadata. Korra tõmbab hinge ja tegelikult siin saab veel väikse tuuri peale teha. See on veel selline TMC tsoon, kus on tegelikult veel suveniiripoodi, siin on ilus jõeke, nii et vaata, mis see veel pakub. Nii, ja sellised Lõuna-Korea sõdurid olekski seal samas JSA punkti juures, siniste majad juures, küll aga on toodud need ka siia kujude näol TMC joone juurde, eks saaksid ikkagi pildi teha Lõuna-Korea sõduritega. Ja väga huvitav fakt oli see, et giid rääkis, et ajateenijatest satub ka 2 inimest tavaliselt sinna aastas. Neid valitakse väga kindlate parameetritega. Üks on pikkus, teine nägusus ja kolmas, mis väga tähtis, on tegelikult ideoloogia, et ikkagi inimene on teie mõistuse juures, terve mõistuse juures. Aga ta tegigi nalja, et tegelikult nad teevad sellist lapselikku mängu ikkagi Põhja-Koreaga ja ka USA liitlasvägedega. Nad saadavad kõige nägusamad, pikemad Lõuna-Korea mehed sinna piirile, sest nad ju esindavad tervet riiki. Ja siin saab nendega pilti teha ja seista. Ja juba pool päeva siin toodetud ja mõllatud tuuril ja tegelikult mis reaalsus on ka, nagu ma juba enne mainisin, korralik business, ikka äri on püsti pandud. Alustades nendest kihtsoppidest, lõpetades igasuguste muude meenetega. Ja siin kõrval ma olen jälle Põhja-Korea ja Lõuna-Korea. Tänane see teema on, TMC on see sõjaline piirkond seal vahel, siis meie oleme muidugi Lõuna-Korea poolel, Lõuna-Korea sõdurite ja liitlasvägedega. Aga kuhu mul jäi mõte lihtsalt pooleli oli see, et no ikka business, ikka selline äri käib, et osta seda mürtsi, osta seda fännikaupa, TMC fännikaup. Mis ma lähen Eestisse, mul on siin TMC mingi kamo värvides, kes ma olen selline. Et ma ei tea, business, aga äri on, kes oskab äri teha, oskabki äri teha. Aga jällegi tuled paar sammu siit eemale parkimisplatsilt ja vaadake meie loodus. Vesiratas käib, linnud ilusti siin, kalad, ma ei pannud tähelegi, sellised ilusad mustad kalad. Ossa vana. Nagu mõnus tegelikult looduslik reis, et jällegi, kui sa oled Marsoulis olnud paar päeva, siis jällegi sellised tuurid, mis ei vii võib-olla sind küll mäe otsa, aga viivad natuke linnast välja, on ka väga mõnus, sest loodus siin Lõuna-Koreas on ikkagi väga kaunis. Ja siin jällegi parkimisplatsist natuke edasi, siin on jälle monument, selline kuju üles pandud ja tegelikult väga palju tähenduslik ju. Nagu täna terve päeva on rääkinud ja giid on rääkinud, et Korea rahvas, eriti Lõuna-Korea rahvas on ikkagi näitanud soovi, et me võiksime saada ühtseks. Ja siin on ühtne Korea kera kahjuks pooleks lõigatud, ehk siis ongi pooleks lõid pall. Et mõlemal pool siis on ikkagi inimesed, kes võiksid selle koos jälle kokku lükata ja Korea terviklikuks teha. Et väga ilus monument siia pandud. Ja nüüd on meie järgmine peatus siin TMC-s kohalik küla. Nimelt on siin 2 küla, üks on Põhja-Korea pool ja teine on Lõuna-Korea pool, aga öeldakse ainult, et üks õige küla on TMC tsoonis ja see on see Lõuna-Korea pool olev küla. Siin on 150 inimest ja väga kiidetakse tegelikult siinset põllumajandustoodangut, saadusi, just riisi, sest see on üks kõige orgaanilisemaid riise üldse, mida kasvatatakse. Siin pole ühtegi tehast, pole ühtegi kemikaali õhus. Ja huvitav fakt on see, et kohalikud inimesed on kõik põhimõtteliselt farmerid. No mõned töötavad siin kohvikus ka, aga farmerid saavad siin põhimõtteliselt 2 korda rohkem palka, kui keskmine palk on Soulis või kuskil. Et need hinnatakse väga kõrgelt, sest töötingimused on siin ohtlikud ja isegi rasked. Nad saavad umbes 4–6 tundi päevas põllu peal tööd teha ja tihti saadab neid Lõuna-Korea sõdur või siis USA sõdur või liitlasvägede sõdur. Nii et tegelikult päris karmid töötingimused, aga noh, toit on juba ju laua peal ja korralik ports. See läks maksma siis 7,50. Siin on riisi, siis on kala, kimpsid sai võtta, midagi meenutab mulle seenesarnast, värsket salatit ja muidugi kõige tähtsam asi, see kohalik riis. Nii et laseme hea maitsta, ma võtan kalast tampsu kõigepealt. Mõnus buffet toit pärast sellist päeva. Aga hea tisu siis. Elu. Nii, siin buffet kõrval on ka kauplus, market, pood. Ja nagu ma enne kiitsin seda riisi maani ja taevani, siis vaadake, 10 kilo TMC riisi. No viskab 2 kotti üle peale. 10 kilo on siis 36 tonni, see on natuke üle 20 euro, 23–24 eurot. Aga noh, 10 kilo seda riisi, okei, peab ütlema, kui me nüüd ära olime söönud natuke, muidugi oli riis teise maitsegi, on see sama, mis ma kodus teen. Ju siin osatakse paremini teha ka. Aga noh, mis siin meil on? Jäätised,
joogid, aga minu eesmärk oleks leida tegelikult siit midagi huvitavat, nagu mida isegi äkki Lõuna-Koreas ei ole, mis on ainult ikkagi DMC-s, nii et hoiame silmad lahti. Ja siin on igasuguste teraviljasaadust kohalikku, siis nagu öeldakse, tõesti farmiala nii suur siin ja orgaaniline, et seda väga kiidetakse. Ei no ma loes, et siin on võib-olla midagi sellist, mida ma Soulis pole näinud, aga esmalpilgul küll tundub, et kõik on üsna sarnane. Ei, muidugi lahe. Eestis pooli asju siit pole, aga lihtsalt kuna me oleme ikkagi siin DMC tsooni kauplus, siis ma mõtlesin, et võib-olla siin on veel peale riisi ja muude saaduste midagi. Aga selles suhtes, mis hinnad siis on? Kauplushinnad, 1100 vonni, 70-80 eurosenti, Pepsi siin samamoodi 1300 euro natuke, et suht tavalised hinnad, kuigi mõeldes jällegi, et me oleme paar kilomeetrit Põhja-Korea piirääres siin, ega elu käib samamoodi edasi. Aga kohvi jah, Coca-Cola, ega silma midagi nii erilist ei jää. Küll me saame Soulis ka proovida. Natuke kõnnid edasi, siis tegelikult jääb ikka midagi huvitad silma. Riisiõlu 5000 vonni, see on siis umbes 3 eurot 40 senti. Ja selline väga äge kujundus on tegelikult. Lind on ilusti peal, kõik on korea keeles. Ja teie ei saa küll katsuda seda, aga väga selline krobeline materjal on ka, ei ole mingi suvaline lind peale tõmmatud, nii et midagi ikkagi siit leiab. Proovi muidugi ära. Ja siin kaupluse kõrval kohe on ka selline ilus pargike. Üldse, kui me siia siis DMC külla sõitsime, meenutas võib-olla natukene sellist Eesti väikealevikku, aga ikka mingit väga väikest maakohta, kus isegi üles kasvanud või mõned suved mööda veetnud, et tegelikult vaadates seda ka, siin on lihtsalt nagu oleks suvel Eestis muru ära põlenud, aga siin on muidugi sügis käes. Aga nii ilus istekoht ja riisiõlu, nii et maitseme ära. Riisiõlu lahti ja taga 2 traktorit müttavad, ega töö käib ju edasi, nii et maitseme ära. Pole päris minu teema, ära ma ta joon kindlasti, aga ta meenutab sellist natuke lahjat õlut nagu. Aga meenutab sellist vesist õlut natuke, võib-olla sellist eestilikku, aga vett juurde lisatud. Aga sellise palavilmaga, miks mitte, kunas sa muidu ikka elus saad siia DMC piirile tulla, tsooni tulla ja riisiõlut juua. Ikka korralikult laseb nurruda. Aga must kass, vaata, kohe esimene kass, mida ma Koreas näen, on must. See tähendab ainult head, ma arvan, see toob ainult head õnne. Head õnne, siin südame juures jälle ühenduse linn, aga väga huvitav tegelikult ikkagi see väike küla, täiesti elab oma elu, ütles, et 150 inimest siin. Turiste käib siin tuhandeid päevas ja see kohvik, mis seal on, 7 eurot päevapraad, bufee, võta palju tahad, väga mõnus, kohalikud on siin väga sõbralikud ja Kiit ütles, et nendele võid naeratada, nemad on siin, nad teevad tööd, nad naudivad seda ja farmerid elavad siin hästi, nii et isegi siin mõelge DMC tsoonis täiesti tavaline elu käib, ei ole midagi, et Põhja-Koreast mingi 20 kilomeetrit on tühi maa. Ei ole, siin käib täiesti tavaline elu. Nii ongi meie DMC tuur läbi saanud, korralikult sai ikkagi vaadatud Lõuna-Korea poolele, Põhja-Korea poolele, tegelikult ikkagi kogemus koguks eluks soovitan kindlasti. Aga nüüd meie tuur lõpeb hoopis teisel noodil, me oleme ilusti Lõuna-Koreas, siit on umbes tund aega Souli edasi sõita, aga meid toodi sellisesse ilusasse kohta. Metsa vahel on punane sild, mis on ekstra ehitatud turistidele. Aastal 2016 avati need üsna uus värk, aga tegelikult väga mõnus sillake. Ilus vaade sellisele orule mõlemal pool ja kui väga terav silma, siis tegelikult on näha ka mäe otsades paari paviljoni ja Buda kuju ka, nii et tegelikult vaatamisväärsus siin jagub. Meil on siin praegu sügis, paljud puud on raagus, lehed juba kukuvad, aga endiselt saad väga mõnusa vaate kätte. Nii et selline tore lõpetus sellisele pikale päevale. Ja teiega näeme juba järgmises Lõuna-Korea osas. Nägemist! 야, 잘 가는 척하지 마.